Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas luua QR-koode sellises keskkonnas nagu Keremercan. Ma lähen aadressile keremercan.net ja valin sealt siis QR-code and 2D code generaatori. Siis tuleb mul ette järgnev lehekülg. Kõigepealt üleval ma võin lugeda natuke sellest keskkonnast ja kõigest sellest, aga siin all on siis koodi tegemise koht. Ja koodi on võimalik teha väga paljudest erinevatest asjadest, et on siin igasuguste veebilinkidega seotud asjad, ma saan küll Google Mapsi ja iTunesi ja YouTube'i ja kõike sellist asja panna. Nii ma jätan praegu nüüd esialgu siis selle veebilehe, võtame näiteks koolielu veebilehe aadressi, kopeerin selle siia. Ja siin üleval ma ju nüüd jätangi, et QR-koodi tegemine, et siin tegelikult on võimalik veel erinevaid teisi koode teha, aga need on vähem levinud, QR-kood on siis kõige rohkem levinud. Siis pakutakse mulle veel, et kas ma kasutan äkki mingisugust lingi lühendajat, et kui tegemist on väga pikkade linkidega, siis QR-koodide puhul soovitatakse, et neid linke võiks natuke lühemaks teha, sest siis need koodid on paremini loetavad. Siis ma saan ka määrata ära selle, et kuivõrd siis ma määran ära, et kui palju vigu minu kood võib sisaldada või ütleme siis niimoodi, et mida kõrgem on see võimalus, et vead ära parandatakse, seda kauem jälle võtab ka aega koodi lugemine. Nii et siin ma võin tegelikult ka täiesti katsetada, et teen kõigepealt mingi selle lõhu peal valmis ja siis vaatan, et kui ikkagi mingisugused vead jäävad sisse, siis ei kasuta seda, võtan siis natukene kõrgema selle parandamise astme. Ja siis ma saan ära määrata siin ka suuruse, et kui suur on siis see ploki suurus pikslites ja kui palju siis on see vahemaa. Ma jätan siin praegu nüüd 10 ja 1. Nii, ja kerin jälle natukene allapoole. Siin on nüüd võimalik vaadata, et mis formaadis ma siis seda QR-koodi saan. Vaikimisi on PNG, aga ma võin ka PDF, TIFFis või SVG, mis on vektorgraafika või siis lausa EPS, nii ma jätan PNG siia. Ja siis ma saan ka valida, et mis värvi näeb välja siis see kood, vaikimisi on ta must ja kui ma siin selle värvi peal klõpsan, siis ma saan ka valida, kui ma tahan mõne teise värvi. Siin peaks muidugi arvestama sellega, et see koodivärv peaks olema tume ja kui ma nüüd tahan tõesti tausta panna natukene mingit teist värvi, siis see peab olema hele. Et kui need värvid ei ole kontrastsed, siis paraku kood ei ole ka loetav. Nii, ja nüüd ma klõpsan siis nupule genereeri kood ja mul on see olemas. Ja nüüd ma võin siis need koodid endal kuhugi korjata, näiteks kas salvestan nüüd selle pildi, panen praegu desktopi peale, kood 1. Nii, ja mul on kood olemas või siis panen siit kohe kopeeri pilt ja panen ta näiteks siis kuhugi endal mingisse dokumenti. Nii. Et kuna see keskkond nüüd siin ei võimalda sisse logimist, see tähendab, et koodid ma pean endale ära salvestama ja pärast ma neid siit kätte ei saa. Aga ma näitan siin ka siis näiteks, et kui ma nüüd valiksin selle vabateksti, siis tegelikult QR-kood võib olla ka mingisugune mõistatus, mingisugune tekst. Ja nüüd ma muudame nüüd, et paneme selle block size'i siis 20 ja siin nende vahe siis nendel 3. Nii, värve ma paneks selle siis kollasema. Ja teeme siis koodi. Nii, ja nüüd mul tuli siis selline kood välja. Kui ma võrdlen, siis see eelmine, mis ma tegin, on veidi väiksem, aga see on siis suurem, nii et ma saan seda määrata, et oleneb, kui suuri ma neid koode teen. Ja koodide tegemisel siis alati tasub ka proovida kohe seda lugeda.